head kuulajad, mul on rõõm öelda teile tere, et te olete taas kord meie podcasti lainel, et te olete meiega ühes rütmis. Saade on Mehed hakkame elama. Mina olen saatejuht Kaider Kahar ja mul on täna imehea võimalus öelda tere Assar Jõepera sulle. Sinu nimi võiks olla meie kuulajale tuttav, kui nad on vaadanud sporti. Aga tegelikult sinu mõju ja sinu tegevuse mõju meie kõigi kehakultuursele ja tervislikule elule on palju suurem. Tutvusta ennast põgusalt. Kõigepealt tere ja tänan kutsumast. Olen 48-aastane Eesti mees, 2 lapse isa. Ja nii nagu paljudele mu sõpradele meeldib mullegi elada elusat elu. Niisama lihtsalt ruumi võtta ei oska. Tavaliselt mul on saate lõpuosas see kokkuvõte, et mis on sinu retsept, aga sa paned kohe alguses selle letti, aga tuletame pärast siis uuesti meelde. Tegelikult ma tahtsin öelda, et sa toimetad, oled tegelenud laskesuusatamisega ise, oled olnud koondises, siis sa toimetad fotoluksiga, mis siis ka ju tegelikult viib paljusid inimesi rännakutele loodusesse, sa müüd inimestele aparaate, aga terviserajad, Eesti terviserajad, mis on ju tegelikult üle Eestit kattev võrgustik, on sinu vedada. Räägi sellest tööst natukene. Jah, ma olen Eesti terviseradades olnud nüüd natukene üle 2 aasta ja 2 kuu. Ja see on põnev projekt, et see on tõesti nii, nagu sa ütled, et me mõjutame päris paljude inimeste tervise liikumist. Et kui võtta näiteks eelmise aasta statistika, me kogume andmeid 70 rajalt üle Eesti ja nendel radadel eelmisel aastal liiguti üle 8 miljoni korra. Et see on päris selline hea statistika. Ja toimetame selle projektiga edasi. Uusi radasi on samamoodi projekteerimises, nii et ma arvan, et eestimaalased tunnevad nendest radadest rõõmu ja seda projekti on veetud enne mind päris pikka aega. Järgmisel kevadel täitub Eesti terviseradal 20 aastat. Ma teen siia niisuguse meelevaldse pausi, hüppame korra mõnikümmend aastat tagasi sinu enda isikliku noorusesse, kus su sünniaasta on siis 70 keskpaik, eks ju, et siis ei olnud Eestis terviseradasid. Ma ei tea, kas siis üldse oli mingid spordibaase väljaspool Mekasid, Tallinnat, Tartut, Otepääd, eks ju. Räägi oma sünnilugu, räägi oma jõudmine kehakultuuri juurde. Mina olen sündinud Tallinnas ja ma arvan, et liikumise juurde juhatas mind ja minu venda Jarekit isa. Et meil on isa olnud kunagi näiteks Tartu suusamaratonil 2. Uno Leisti järel, siis kui ikka stardis oli tuhandeid ja tuhandeid inimesi. Nii et liikumispisik, ma arvan, et on tulnud sealt poolt. See on huvitav, et nii mõnedki mehed on seda rääkinud, et just see isa või ema on need, kes on viinud raja kõrvale. Et kuidas seda valemit korrata on see, mida ma küsin tavaliselt sinna jätkuks. Kuidas sinul endal on? Kas sa oled oma lapsed viinud rajale? Minu lapsed on väga liikuvad lapsed, et ma ei kujutaks üldse seda ette, et ma oleks selline isa, kes oma lastega istuks kuskil toas ja väljas ei käiks. Et sõltumata ilmast mina vean oma lapsed alati kuskile liikuma ja on päris mitmed tuttavad, kes küsivad, et kuule, et kuidas sul 5 poiss ja 8 tüdruk niimoodi viitsivad nagu kaasas käia, et kas neil mingit tõrget ei ole? Ei ole. Tee see retk neile huvitavaks ja nad tulevad alati hea meelega kaasa. No, küsin alati retsepte, ütle huvitavaks tegemise retsept, mis need verstapostid on seal või need tugisambad? No, verstapost on ikka see, et lapsele ikka meeldib präänik. Et kummikaru kommid peavad ikka seljakotis kaasas olema, et selline first aid pakett, et kui lapsel läheb raskeks või keeruliseks või peale 5. kilomeetrit tuleb kuskilt ving, et siis sa pead midagi sellega nagu tegema ja päästma. Aga meil on näiteks paar sellist toredat matkarada, kus me käime mere ääres jalutamas või matkamas, et hea ikka oleks, et kui sul on sellises suvis, kevad, sügises perioodis on kaasas näiteks mingid vinkud või teete väikest lõket või teete priimuse peal midagi soojaks, et lapsele need asjad jäävad kuskile siia pähe meelde ja need on ägedad mälestused. Ja tõesti, ma ütlen, et ei ole neid kordi veel õnneks olnud, kui lapsed ütlevad ei, et issi, me ei tahaks sinna minna. Kui sa mõtled nüüd enda nooruse peale, kas su isa tegi samamoodi?
Kahjuks mitte. Me ei elanud väga palju koos, et minu vanemate elu oli selline üsna nagu heitlik, aga ma arvan, et kuskilt sealt kaudu ikkagi see pisik on tulnud ja kui ma mõtlen seda, et ka mu ema oli liikuv, et me ei püsinud eriti nagu paigal ja me vennaga kogu aeg ikka, nii kui jalad alla saime ja me saime ikkagi uksest välja minemise loa, siis me ikka kütsime ringi sõna otses mõttes. See on huvitav, et kui tänapäeval lapsed küsivad, kas ma võin olla telefonis või arvutis toimetada, siis omal ajal küsiti, et kas me võime õue liikuma minna. No minu arust siis ei olnud üldse teist küsimustki, et hommikul vara, nii kui hommikusöök oli söödud, õnneks me sõime alati head hommikusööki, et puder või mingi selline asi, siis mindi õue, suvisel ajal tuldi täiesti näljasena, tuldi kella 2-3 ajal, korraks tuli tuppa. Ema oli selleks ajaks kindlasti mingi söögi lauale jätnud või söögi valmis teinud, siis tõmmati kõht täis ja siis mindi kuni pimedani. Need olid ju sellised liikumisretseptid. See on nüüd see jutt, mida tänapäeva noorsugu ütleb, mis te heietate siin vanamehed, et teil ei olnudki midagi muud teha, et see oli kõige põnevam asi. Ma mäletan, et mu käest küsis mu ristipoeg, et kui sa olid väike, mis oli kõige põnevam asi, ma ütlesin, et mul oli nagu üks kaigas. Mis kaigas? Ma ütlesin, et see oli teritatud kaigast. Päris lahe. Ma ütlesin, et tegelikult see oli 2 otsast teritatud kaigast. See oli päris lahe asi, mis sul oli. Et tegelikult meil oligi teistmoodi, aga me ei saa täna heietustesse jääda, et noored ei saa sellest aru. Kuidas sinust sai mees, noor, kes hakkab tegelema spordiga nagu sihipäraselt, intensiivsemalt plaaniga midagi saavutada? Mäletad sa seda murrangu hetke? Ma arvan, et see ei olnud mingi murrang, aga ma olin 6 vahetult enne kooli minekut, kuna vend läks tennisetrenni Kadriorgus. Me elasime Lasnamäel toona ja mina läksin kaasa. Mulle hakkas see rohkem nagu meeldima ja siis me seal Tiiu Parmase juures trennis olimegi 1-3,5 aastat enne seda, kui me Kesk-Eestisse Paide lähedale tarbijanimelisse kolhoosi kolisime. Siis sai tennis otsa. Seal ei olnud ühtegi, keegi teadnudki, mis tennis on seal. Ma mäletan seda, kuidas sõbrad vaatasid tennisereketit ja küsisid, mis asi see on. Jah, seal olid hoopis teised teemad. Seal sõidati ratastega, seal ehitati metsaonne, kes kaugemale metsaonni ehitas, see oli kõvem mees. Nii et et mõnikord oligi nii, et võtsid 2 lauda, võtsid õlale ja siis trampisid läbi metsa 8 kilomeetrit, et kuskile kaskede vahel onni ehitada. Aga millal sa alla panid suusad ja võtsid kätte relva? Oi, sinna läks ikka aega. Me kolisime Elvasse, mina läksin siis 9. klassi ja 10. klassis ma läksin siis laskesuusatamise trenni jällegi venna eeskujul, et niimoodi need vanema ja noorema venna nagu asjad käivad elus. Jarek oli 1 aasta varem käinud, mina läksin järgi. Rein Pedaja oli treener ja trennikaaslased kõik teada-tuntud sellised laskesuusatajad, Indrek Dobrõluts ja Priit Viks ja Kauri Kõiv ja nii edasi. Et meil oli väga äge punt, et siis ma sattusin sellise nagu väga teadliku spordi juurde. Kas sa kogesid ka seda, et see tippsport võib olla tervisele kahjulik? Ma võib-olla teeks selle täpsustuse, et selles vanuses 15, 16, 17, ma arvan, et me ei saa seda nimetada selliseks nagu tippspordiks, et pigem see oli noortesport, see oli noortekoondis. Ma jõudsin 2 korda juuniorite MM-ile, EM-ile, tulemused olid nagu nad olid, aga ma ei ütleks, et see oli selline tervist kahjustav sport, kuigi ütleme, et tagantjärgi vaadates neid treeningtunde ikka tehti päris usinalt. Et sa lihtsalt ei jõudnud sinna järgmist taset, seda, kus see kogu elu ongi selle ühe saavutuse peal, eks ju? Jah, sinnani mina välja ei jõudnud, et olid üsna keerulised ajad ja toona käis ikkagi, ütleme, et tippsporti said lubada need inimesed, kellel selleks nagu võimalus oli, et minul ei olnud, minu tippsport sai põhimõtteliselt peale keskkooli läbi, läksin sõjaväkke, peale seda läksin juba tööle ja peale seda jäin ma igasuguse erineva liikumise peale ise. Kuidas praegu on? Sul on kogemus ka Eesti Laskesuusa liidust, eks ju. Et kuidas täna on, ilmselt sa tead seda meie spordipilti võib-olla paremini kui mõni teine, olla siis ühe süsteemi vedaja. Kas täna võib juhtuda see sama asi, et noor jääb raha pärast tipust eemale?
täna ei juhtu. Et 6 aastat tagasi, kui me Laskesuusa Föderatsioonis tegime ühe juhatuse muudatuse, siis esimene selline suurem mõte, mis me paika panimegi, oligi see, et me peame jõudma sinna välja, et Eesti täiskasvanute koondis ja järelkasvu koondis saaks treenida maailma tasemel ja ükski potentsiaalne tipp ei peaks lõpetama sellepärast, et meil on finantsilised puudused. Täna seda enam ei ole. Täna me võime kindlasti nagu öelda, et nii järelkasvu koondis kui koondis saavad treenida maailma tasemel tingimustes. Nii et kui me siis, me ikkagi proovime anda siin lapsevanematele ka soovitusi ja nõuandeid, et mida teha ja oma kogemusi jagada, siis ütleme, et pange suusad alla ja siis ärge muretsege lastele. Jah, ei, selle mõttes ütleme nii, et ma arvan, et ühegi nende laste pärast ei pea väga muretsema, kes liikumisharrastuse või spordiga tegelevad. See annab elus päris suure väärtuse juurde. Üks oluline küsimus on veel, et me tegelikult ju just oleme elanud kaasa olümpiamängudele. Me oleme vaadanud, kuidas meie koondislased saavad top 10, top 20 kohti, kes nuriseb, kes ütleb, et kõik on super, väga hea tase maailma tipus, ongi väga keeruline medalile jõuda. Mis sinu suhe on sellesse, et kuidas suhestub rahvasport ja tippsport? Kuidas sina neid kahte asja ühes pildis näed? Ilma rahvaspordita ei ole tippsporti. Selles suhtes, et igal asjal on olemas vundament, mida tugevam on rahvusport, tervise liikumine, seda paremal tasemel üldjuhul on ka tippsport. Et kasvulava peab olema võimalikult lai, siis tekib ka rohkem tippe. Et vaatame lihtsalt üle mere Norra poole, terve Norra liigub. Et üldse ei imesta, et mul tulid just ühed tuttavad tulid Norrast reisilt ja käisid seal Lysfjordanis ja igal pool ronimas ja siis ütlesid ka, et see on uskumatu. Terved perekonnad tulevad, 2, 3, 4 aastased lapsed on juba kõrval, lähevad sinna 1000-meetriseid tõuse, tippelevad ülesse. Terve Norra liigub. Ja siis me imestame, et miks nagu Norras nagu on nii head suusatajad, kergejõustiklased, nii edasi. Vundament ja baas on niivõrd hea, et sealt lõpuks vormida tippe on ju väga nagu lihtne. Kuigi rahvaarv ei ole mingitesse 10 miljonitesse ulatub. Ma isegi julge Norra rahvaarvu öelda, see on 5 miljoni tuuris. 5-6 miljoni tuuris, aga see rahvas lihtsalt on väga liikuv rahvas. Et nii, aga me jõuamegi nüüd selleni välja hästi kiirelt sinu elu tee siis jõudnud tänasesse punkti, kus sinu toimetamised on seotud selle terviseradadega. Ma ise pean tunnistama, et ma olen terviseradadel üsna niisugune püsikunde. Ma ei ole kunagi mõelnud, et ma olen osa mingist suurest võrgustikust ja et minuga koos liigub seal 8 miljonit inimest või siis seda külastust, et ma olen osa sellest statistikast. Kas teie uurite seda statistikat? Kes liiguvad? Kas mehed liiguvad? Meil on meeste fookusega saade. On teil teada? Tegelikult otseselt ei ole teada, et kui Andmekaitse Inspektsioon lubaks meil panna selliseid andureid, et on maailmas täiesti olemas, näiteks Belgias ja Hollandis mõõdetakse teatud anduritega seda, et kes teatud teel liiguvad. Ehk siis on olemas sellised liikumisandurid koos väikse kaameraga, kes salvestavad ära. Nii, mööda läks keskealine meesterahvas, mööda läks noorem naisterahvas, mööda läks laps. Liikuja liikus suuskadega, rattaga, joostes, kõndides. Sellist statistikat on võimalik mõõta, aga meil on lihtsalt nõndanimetatud liikumissalvestavad statistikad. Ehk siis mina liigun ka väga palju terviseradadel. Ma arvan, et Kaidar, ma võin ainult visuaalselt öelda, et kuidas mulle tundub. No, aga räägimegi sellest oma kogemus. Mis sinu rajad on, mida sa liigud? Ma liigun Tallinnas peamiselt Pirita, Merimetsa ja Nõmme Harku terviseradadel. Ehk siis 4 rada, mida mina kasutan ja kui mina niimoodi hinnanguliselt ütlen, siis ma ütlen, et suhteliselt nagu pooleks on nii mehi kui naisi, aga mis tendentsi ma küll välja toon? 10 aastat tagasi liikus mehi oluliselt rohkem kui täna. Täna liigub naisi palju rohkem kui 10 aastat tagasi. Ehk siis see kindlasti on nagu võrdsustunud või ma isegi nagu ütleks, sõltub natuke sellest ka, et millal sa terviserajal liigud. Mina liigun tavaliselt õhtul peale tööpäeva või siis varahommikul. Ja siis ma näen üsna nagu võrdselt neid nagu inimesi. Ma tean, et sina käid päevasel ajal. Ma võin rääkida oma kogemusest. Minu kogemus on paljuski siis ka Nõmme,
Nõmme-Harku terviserada, mis on mulle lihtsalt kodule väga lähedal. Ma tean seal iga kurvi. Ja mina kuidagi satun sinna niisugusel lõunasel ajal, et ma tavaliselt hommikuti töötan kodus, teen kiired asjad ära ja siis ma vajan lihtsalt sellist värskenduse aega kehale ja ma lähen siis liikvele. Ja ma näen seal väga palju eakaid. Seal on väga niisugune tugev tuumik eakamatest vanadest suusahuntidest. Et kui ma ütlen sulle suusahunt, siis vaat nemad on seal. Nad on osad habedega, osadel on karhumütsid, mõned daamid sõidavad puusuuskadega. Ma lihtsalt ei julge ju lähemale minna, et öelda tere. Ilmselt peab veel mitu aastat sõitma, et siis saab kuskil seal raja servas võib-olla 2 sõna rääkida, et uurida, mis taust on. Ja siis on just niisugust eakamat kaadrit on, aga meeste hulk on siis suurem. Ja teine hulk, mis siis ilmub kuskil, kui me talvest räägime, selline jaanuar, veebruar on siis need koolilapsed, et siis saab päevasel ajal neid slaalomi oskusi harrastada, et see on tegelikult ka pilt, mida ma näen ja mis minu arust ei ole, on ühest küljest nagu tore, aga teisest küljest ma ei tea, kas see on tore, on see, et see suusatundide hulk, et kui ma mõtlen selle peale, et kas see punt lapsi, kes viiakse bussiga rajale, puistatakse sinna laiali, neil on õudselt kiire, neil ei ole aega seal minu meelest õppida seda kõike tegema, armastama. Et see on asi, mida tegelikult tasuks nagu arutada, aga muidugi need lapsi seal on palju ja see mass, kes sealt läbi liigub, on tegelikult ikkagi nagu päris suur, et mul on nagu sellised kogemused ja muidugi ma olen ka vahel õhtul sõitnud, et siis ma näen, kuidas tulevad nagu tööpäev saab läbi, tegelikult inimesed tulevad ja siis tuleb juba ma arvan ka mehi ja naisi võrdselt ja erineva tasemega, et tegelikult kõigile on seal ruumi ja ongi näha, et neid, kes harrastavad seda mingiks spordivõistluseks, ma olen seal koondislasi näinud, ma olen seal näinud Jürgen Ligit või väga tema sarnased inimest, ühesõnaga tuttavaid nägusid ka. Et tegelikult see pilt on päeva lõikes nagu erinev ja väga huvitav. Ja eks ta päeva lõikes ongi erinev ja sa rääkisid praegu peamiselt sellisest talveperioodist ja ma pakun, et talveperioodil võib-olla võibki olla see liikujate kontsentratsioon pigem meesterahvaste kasuks, mitte naisterahvaste kasuks, aga veel kord võrreldes sellega, mis oli 10 aastat tagasi, see pilt on hästi-hästi palju muutunud, et nii kihvt on näha, kuidas naisi on hästi palju raja peal, nii suusatamas kui rattaga sõitmas kui jooksmas, et see pilt on üsna võrdne, et selles mõttes ma ütlen, et võib-olla mehed ei ole oma taset tõstnud, aga naised hoolivad endast nagu üha rohkem ja ma arvan, et see on selline teadlik arusaam sellest, et terves kehas terve vaim. See kõige lihtsam ja triviaalne ütlus, et kui sa liigud, siis reaalselt sinu uni on parem, sinu mõte töötab paremini, su aju vananeb aeglasemalt, sul on vähem stressi, sa pead paremini depressioonile vastu ja nii edasi. Et ega ilma asjata, ma tõin sulle kingituseks ühe raamatu, mis on Terviseradade piibel. Nii, Anders Hanseni Tugev aju. Nii, me saame siin kohe lugemissoovitust siis anda Tugev aju, tõesti Anders Hansen. Nii, mis on see kontsentraat? Kontsentraat on see, et kui mõni kuulaja tänaseks veel ei liigu, siis lugege see raamat läbi ja kui teil peale seda ka ei teki mõtet, et võiks iga päev leida mingi pool tundi liikumiseks, siis on midagi valesti. Ehk siis see raamat on selline kihvt liikumise piibel, mis räägib ära selle, et me ei treeni ju ainult selleks, et olla füüsiliselt head või näha head välja. Me treenime ka selleks, et aeglasemalt vananeda. Ma olen tahtnud ka meeste käest küsida, et milleks sa treenid? Kas sa treenid sellepärast, et jõuda järele oma kaduvale noorusele või põgeneda eest ära oma vananemiselt? Mis sa ütleksid? Mina ütleks, et noorust ei saa kunagi kätte, et ma arvan, et neid tulemusi, mida ma olin suuteline spordirajal tegema 20-aastaselt, et naiivne oleks loota, et 50-le lähenedes hakkad sa sama tulemusi tegema. Aga seda ma julgen küll öelda, et mul on üsna noored lapsed, et ma tahaks neile olla täisväärtuslik isa kuni 70 aastani välja. See on väga ilus mõte. Nii, aga ma segasin su mõttele vahele veel terviseradade juurde tulla, et me rääkisime sellest talvisest liikumisest, aga mis on pakkuda terviseradadel, ütleme selle suvisel hooajal, kui lund ei ole? Ma kujutan, et see on rattasõit samamoodi, jalutamine, jooksmine, kogu see värk.
no meie selline eesmärk on see, et esiteks terviserajad on alati 24/7 avatud. Tule sinna ja selline hea ütlus on alati, et tule ükskõik mis tujuga, sa lähed ära siit parema tujuga. Liikumine annab õnnehormoone, et ükskõik kui halva tujuga sa tuled terviserajale, et siis sa võid endamisi teada seda, et pärast hiljem on sul palju parem olla. Ja teha saab ju kõike, et joosta või jalutada või kepikõndi teha või sõita rattaga või talvel suusatada. Meil on väike selline muudatus paar aastat olnud, et me üritame kõikide terviseradade äärde tekitada ka sellist nagu multifunktsionaalsust. Ehk siis, et terviseradade ääres oleks kindlasti jõulinnakud olemas, oleks lastel näiteks madalseiklusrajad või laste sellised tasakaalu turnimispargid. Eesmärk on see, et kui sa tuled terviserajale terve perega, siis tervel perel on seal midagi teha. Mitte ainult meestel või naistel, mitte ainult täiskasvanutel. Ja päris paljude terviseradade äärde hakkab lähiaastatel ja on juba kerkinud tavalisi istumiskohti. Selleks, et eakamad inimesed ka, kui Harku ringile tuleb mõni eakam inimene jalutama, 8 kilomeetri ring, ta tahab ikka vahepeal istuda ja puhata. Et ka pinke tegelikult paneme terviseradade äärde, et jah. Nii et ta on kõikidele avatud, kõikidele liikumistele, mis iganes sa välja mõtled. Mina näiteks üks päev, kui ma Harku ringil käisin, siis üks mees tuli nende nõndanimetatud maastiku suusarullidega. Väga äge. Nii. Et läks nendega mööda ja selleks ei pea asfaltteel sõitma, et saad ilusas looduskeskkonnas loodust nautida, oma tervise eest hoolt kanda. Ja, tuli tervitas, et ja Kaidar, ma kutsuks üles kõiki kuulajaid ja sind ka, kui sa rajale lähed, tervita inimesi. Saaks selle kultuuriga Eestis toimima, et kui sa lähed rajale ja sa näed, et keegi tuleb samamoodi nii, et jooksusammuga sulle vastu, et viska käppa või ütle lihtsalt tere või jõudu või noh, et mujal maailmas on see kuidagi hästi selline sisse juurdunud, et kui sa Norras või Rootsis matkad, ei ole kunagi seda, et keegi läheks just nii, et silmad maas läheks mööda. Ikka vaadatakse otsa ja öeldakse hei. Ja. No hoiame sellest kinni ja siis teeme teste ja kuulajale siis ka, et kui te olete liikumas, siis ärge kartke teha sellest näiteks pilti, et olete põneva koha peal, tehke pilti, jagage oma sotsiaalmeedias näiteks ja võite meile saata siis ka, et me oleme nii Instagramis kui Facebookis olemas ja ma võin öelda, mis mina olen teinud. Ma üldiselt tervitan või vähemalt üritan seda teha. Vahel on see, et kui sa ütlesid, tule erineva tujuga, et kui sa oledki mingis ulmestressis, siis esimesed 10 minutit, ma arvan, sa tahad lihtsalt seda välja elada endast ja siis mingil hetkel läheb tuju klaarimaks ja siis tulevad need tervitused ka paremini. Aga mida ma olen alati proovinud teha, on see, et ma olen teinud pildi endast, et kui ma olen liikuma läinud, et inspireerida. Ma tean, et mul on mõned sõbrad, kes jälgivad seda, mida ma teen, kuidas ma liigun ja siis vahel on see, et ma mõtlesin, et ma täna laisklen, et ma ei tee midagi, aga siis ma vaatasin, et sa oled väljas, vihma sajab, lund ei ole enam, aga sa ikka suusatad kuskil öösel. Ja vastupidi ka, et ma tean, et kui mul mõni sõber läheb toimetama, siis ma vaatan, et pagan, tal on juba see liikumine tehtud, et ma nagu ei saa olla kehvem, et see on selline positiivse üksteise nagu ergutamine, et kui te teete midagi head enda jaoks, siis ärge hoidke seda endale, et jagage seda, et see ei ole kuidagi nagu ma ei tea, edvistamine või et pigem see on seesama, et mul on hea olla, see on minu meelest toimiv asi, proovi ka. Ma olen sinuga 100% nõus, et ma arvan, et on 2 tüüpi inimesi, kes liikumas käivad. Osad inimesed on see, et ma ei tea, kuidas sinuga on. Kas sind ka vahepeal keegi peab välja ajama või tegelikult lähed sa täiesti nagu sellise nagu sul ei ole keeruline minna ükskõik millal. Tead, vahel on see nii ja naa, vahel on ikkagi vaja, et mul on vahel naine ütleb ka, et kuule, et sa oled jumala nõme praegu, et mine tee oma see ring ära, et räägime siis. Mine tõmba aju siledaks korra. Täpselt, just. Et nii ja naa on ju. Et mina ütleks samamoodi, et on neid, kes vajavad utsitamist ja ma arvan, et kui sa panedki endast nagu pildi terviserajal, näiteks #terviserajal, kui paljud inimesed seda automaatselt näevad ja mõtlevad, et aga ma ei ole täna mitte midagi teinud või ma ei ole viimast 3 päeva teinud, et äkki ikka läheks.
et igal juhul, Kaidar, ma väga seda tervitan, et sellised üleskutsed, mul on sõber Margus Ader Tartu poolt alati. Tema kui käib, paneb alati, mine liikuma. Ma olen ka Marguse pilte selles suhtes vaadanud, et ja see on inspireeriv, see on, et noh, ma elus ei hakka taga võidu sõitma, on ju. Ja seda ma ei tee üldse, ma olen loobunud võistluslikust spordist. Mul on praegu siiamaani puusavalu eelmise aasta MM-ist, ma võin öelda, et ma käisin purjetamise MM-il. Ei olnud selle esimeste reas, aga viimane ka ei olnud päris vist. Aga see selleks on ju, et võidusõit las olla, aga just see inspireerimine, et jagame siis, et kuna me oleme siin ühel maal elame, me ei taha ju meestena surra ära liiga vara, me tahame näha, kuidas meie lapsed kasvavad ja elada kaua ja tervelt ja rõõmsalt, et siis tõmbame üksteist käima, oleme siis üks üksus. Jah, ma arvan, et see meie tänane tervishoiusüsteem küll meeste tervist üleval ei hoia, et kõik võiks mõelda ikkagi sellele, et tablett ei ole parim ravim. Tabletil on jube palju kõrvalmõjusi. Ma ütleks, et liikumine on kindlasti kõige väiksemate kõrvalmõjudega ravim üldse, mida iga meesterahvas võiks stabiilselt tarbida. Et tehke seda. Et see tänane seis, kus me oleme, et mis see viimane Statistikaameti uuring ütles, et Eesti meeste tervelt elatud aastate arv on ainult 53 eluaastat. Me oleme ikka Skandinaaviast, oleme sellise valgusaasta kaugusel. 20-25% maas. Ja see väga ei kasva kuskile poole, et pigem see kukub veel nagu alla poole, et minu arust on viimane aeg Eesti meestel vaadata peeglisse ja siis teha selline väike nagu korrektuur, et mida mina selleks nagu teha saan, et see tervena elatud aastate arv kasvaks. Ja me ei räägi tegelikult, üks asi on statistika, mis on nagu tore, abstraktne kogum, aga mida ma enda jaoks seen, et kas ma tahan 2 aasta pärast tähistada oma sünnipäeva kuskil, et inimesed tulevad, toovad mulle lille ja vaatavad palati uksest sisse. Või siis me teeme koos, ma ei tea, midagi huvitavamat. No see sama näide, mis sa ütlesid, et kui sina oled selline keskpäevane terviserajal liikume ja siis sa näed neid vitaalseid 70-aastaseid mehi. On ju, see on inspireeriv. Mina arvan, et see oleks nagu, kui vähegi saate minge proovige, rääkige nende meestega juttu, see on väga-väga inspireeriv. Et näha, kuidas need inimesed on aastaid teinud seda, mida nad on teinud, et nad on liikunud väga regulaarselt ja sa näed seda vitaalsust mingi ma sõitsin 78-aastaste meestega umbes, ma ei ole mingisugune, mul ei ole suusatehnikatki. Jõu pealt võib-olla suudan lükata, aga ma ei jõua nendega seal võidusõitma hakata, ma ei teegi seda, aga me saime rääkida ja see oli lihtsalt väga-väga kihvt. Et lubage endale seda. Ei, see paneb kindlasti mõtte käima noorematel meestel, et minul õnnestus hiljuti Edasi ajakirja jaoks intervjueerida sellist meest nagu Kalle Kiiranini, kes on ka selline uusin spordiharrastaja, matkamees ja Kalle on 71-aastane. Ja siis kui ta hiljuti ütles, et ma tegin ühe suusahullude grupiga, tegin väikse sellise nagu kehalise katsete testi, tegin kaasa. Ja siis ta ütles, et ta tegi 2 minuti jooksul, tegi 95 kätekaardi, siis ma mõtlesin, et ei ole võimalik. Et 71-aastane mees, et võt minu jaoks on sellised asjad on nagu inspireerivad, et mehed, et tehke järgi. Ja aga see ei ole midagi, mis on tekkinud nagu eile või täna, see on lihtsalt, ma küsin ka, et kuidas, ma tegin kunagi prillidoosi lugusid ja siis ma mõtlesin ka, et ma võtan ette kõik vanad mootorratturid ja purjetajad ja spordimehed ja mis mind ennast nagu tõmbab käima. Ja ma rääkisin ka ühe eaka suusamehega, kuidas on võimalik, et sina oled, ma ei tea, 75, mina olin siis, ma ei tea, 32, et kuidas on võimalik, et sa oled must nagu nii palju kiirem, et ma olen sust ju tugevam, noorem, ta ütles, et siin ei ole midagi, et tehnika, et kui sa oled mingit asja teinud, ütleme siis umbes näiteks 70 aastat oled lihvinud oma suusa klassika sammu, siis sa oled viinud selle nii efektiivseks, et sa lihtsalt, sul ei olegi lootust aga võidu sõitma hakata. Et lihtsalt ütles, et ei, sul on kõik ees, et tee lihtsalt seda, mida sa teed, tee üks 50 aastat veel ja siis lähme joone peale. Kaidar, ma seda ühe soovituse julgen veel öelda, et kõikidele neile kuulajatel ka, kes võib-olla hetkel nagu mõtlevad, et äkki peaks ka hakkama midagi tegema.
mõnikord tehakse vale valik ja hakatakse punnitama mõnda sellist ala, mis inimesele üldse ei sobi. Et minult on ka küsitud, et mis sinu soovitus oleks, et mida võiks nagu teha. Tehke enda jaoks kõige mugavamat liikumist. Ehk siis olgu see kas või kepikõnd. Tavaline lihtsalt jalutamine, et 30 minutit jalutamispäevas hoiab teie aju ikka oluliselt paremas konditsioonis, kui ta muidu võiks nagu olla. See ei pea olema midagi keerulist, see ei pea olema kohe, et panete rullsuusad alla ja hakkate uisusammu sõitma, et tõenäoliselt 20 meetri pärast on kohtumine asfaldiga. Ei pea üldse nagu üle punnitama midagi keerulist tegema, et alustada kuskilt nagu hästi nagu lihtsast elementaarsest asjast. Kui ma võin täiendada seda, siis minu algus oli liikumise juures ka. Ma olin üle 30, ma olin ülekaaluline, ma olin 112 kilo ja ma sain aru, et ma pean hakkama midagi muutma. Kõigepealt muutsin toitumist, jõudsin kuskil 90-ndatesse omadega kaalu mõttes ja siis sain aru, et mul on nii palju energiat, et ma võin nüüd hakata ka liikuma. Või tegelikult keha tahtis. Ja üks asi, mille ma enda jaoks tegin selgeks, on see, et mul on toimekas inimene, mul ei ole nii palju aega, et ma peaksin mingit varustust tankima, hakkama kuskile spordiklubisse minema, mingit osamakset kuskil maksama. Ma üritasin leida endale seda, et mu trenn hakkaks kohe koduuksest. Ja oligi käimine alguses, niisugune tempokas käimine ja see siis liikus edasi selliseks sörkimiseks ja nii edasi. Et see trenn kestis mul tund 10 või tund 20 koos tossude jalga panemise ja lõpuks, kui ma olen töölaua taga, et ka hästi odav, lihtne, hästi kättesaadav ja see oli see, mis mind viis nagu järgmiste asjadeni. Et ma olen sinuga selles suhtes täitsa päri, et tee seda, mis sul on mugav, mis sul on lihtne ja et see lävend oleks hästi madal liikumiseni. Ja, et mis ei võta üleliia nagu palju aega, et sinu liikumine on ju samamoodi. Astu uksest välja, lihtsalt mine ja ära vaata seda, et on kehv film või liiga palav või sajab vihma. Mine ükskõik millise ilmaga, sest ma ütlen enda kogemusest küll, et mida kehvem ilmaga sa suudad väljas käia, seda vingem tunne pärast koju jõudes. Olen täiesti 100% nõus. Assar, ma arvan, et meie järgmine kohtumine siis on kuskil rajal. Ma loodan, et sa kutsud mind mõnda huvitavat rada proovima. Ole lahke. Aga meie saate kohtumine kahjuks on jõudnud sinna punkti, kus ma võtan sult viimase siis vastuse. Ankeedi küsimus on järgnev. Mida sina teed oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Mis sinu retsept on? Kogemus? Minu retsept olla koos kallite inimestega, lähedastega. Et kui neil on hästi, siis on endal ka hästi ja kui ütleme, et sellisest igapäevasest liikumisest või iganädalasest liikumisest jääb väheks, et siis ma tavaliselt võtan ette mõne pikema matka. Kas siis rattaga, jalgsi, kajakiga, matkasuuskedega talvel. Et selline pikk rahuliku tempoga matkapäev ravib päris hästi vaimset tervist. Assar Jõepera, aitäh! Head kuulajad, 1000 tänu teile ka! Ma ei oskagi muud öelda, kui te praegu liigute meid kuulates, siis on väga hästi, kui ei liigu veel, lubage endale seda. Aitäh, mina olen Kaidar Kahar.